Nii, tere päevast siis ja olen võlgu olnud tegelikult ühe loengumaterjali videoloengu näol. Ja selleks on andmete kogumine intelligentses transpordisüsteemides ja täna räägime siis sellel teemal lähemalt. Nüüd, mis selle loengu idee või point on, et kuidas jõuda siis sellisele tulemusele, nagu me siin pildil oleval graafikul siis ka näeme. Ehk kuidas saavutada andmekogumine selliselt, et meil oleks võimalik siis kuvada näiteks iga tunni aja tagant või olenevalt siis soovitud intervallist sõidukite hulk või liikluse voog mõnel teel või tänaval. Ja eks siinkohal siis tulebki appi andmete kogumine, andmete seire siis liiklusest, millega on siis võimalik nii-öelda konstrueerida hetkeolukord. On siis ka erinevaid seiresüsteeme ja lahendusi, osad neist on reaalajalised, mis on võimelised siis koheselt pakkuma ka informatsiooni siis kaugemale kui andur ainult. Osad neist on siis nii-öelda sellise tüübiga, kus siis tuleb hilisemalt see andmestik nagu kätte saada. Võime jaotada ka andmete saamise võimalused 3 kategooriasse. Esiteks teatud ajalise intervalliga seire, see siis tähendaks umbes iga 15 minuti tagant näiteks või 15-minutilise intervalliga andmete kogumist. See on selline liiklusloendus siis, enamasti sobib siis näiteks füüsilised loendused tegevused, kus inimene läheb siis ja loendab teedel või tänavatel liiklust. Mudeldamine on vast kõige keerulisem siit, aga ka kõige suurema määramatusega, sellepärast et siis aluseks võetakse mingisuguse piirkonna teised teed ja tänavad ja analüütiliselt siis arvutatakse kõrvaltänavatele liikluskoormus. Ning viimane keskkonnast andmete kogumine kogu ajaperioodi vältel, see siis läheb rohkem kokku sellise eelmise pildiga, kus me näeme, et iga tunni aja tagant on ilusasti erinev liiklussagedus ja me saame neid kuvada. Nüüd üldiselt võidakse kuvada või esitada seda informatsiooni ka selliselt, et näiteks tipptunni aeg ja tipptunni väline aeg, nädalavahetus, siis tööpäev, et sellisteks headeks näideteks on valgusfooride programmeerimise aluseks olev andmestik nii-öelda. Et seal ei ole ka otseselt tarvis kogu sellist päeva lõikes erinevaid liikluskoormust, vaid piisab siis koormus tipp ajal ja koormus tipuvälisel ajal. Kogu andmed kogumine kogu ajaperioodi vältel enamasti ikkagi peab siis toimuma mingisuguste tehniliste vahenditega ja automatiseeritult, sest inimene pikemat perioodi loomulikult ei jaksa lihtsalt seirata. Milleks me üldse liiklust jälgime? Vastame sellele küsimusele. Selleks, et andmeid kindlasti koguda. Ja andmeid on tarvis koguda selleks, et näiteks teevõrku planeerida. Tuleviku vaates on siis väga oluline see teedevõrgu planeerimine ja üheks otsuse aluseks võiks olla siis olemasolev liikluskoormus ehk seire. Liiklust on võimalik juhtida selle kaudu, valgusfoore on näiteks võimalik juhtida selle kaudu. Kui me teame mingisugusel teel või tänaval olevat liikluskoormust,
võime siis vastavalt ka muuta faaside pikkust valgusfoori tsüklis. Erinevad pikaajalised trendid, et siia alla kuuluvad või liigituvad statistika, mõjuanalüüsid, mudeldamine, et kui me tahame näiteks vaadata mingisuguse projekti enne projekti rakendumist ja võrrelda seda pärast projekti rakendumist, siis kõik sellised tegevused kuuluvad siis sellisesse kategooriasse või see on ka see, mille pärast me siis nii-öelda liiklust seirame. Muidugi on ka liikluse jälgimises toimunud arenguid. Kõige vasakpoolsem pildil võite näha sellist füüsilist loendamist, kus inimene istub ja vaatab ja loendab paber ja pliiats on käes. Me oleme liikunud ajas edasi natukene, muidugi me teeme ka seda manuaalset nii-öelda füüsilist loendamist, kuid täna on juba erinevad tehnoloogilised vahendid. Siin näitel on siis kas siis pieso kaablid või pneumokaablid, millega on võimalik siis üle sõitnud sõiduk registreerida. Ning viimane on siis erinevate kommunikatsioonivahendite sõnumite kinnipüüdmine, ehk kui näiteks on sisse lülitatud Bluetooth või ollakse mõne mobiilside jaamaga ühenduses, siis neid unikaalseid kirjeid on võimalik ka kinni püüda. Need on anonüümsed loomulikult, et keegi ei tea, mis seade seal taga on, aga vähemalt on võimalik tunnuse kaudu eristada ühte seadet teisest. Ja seetõttu ka siis selliselt ju loendada liiklust või seirata. Vaatame lähemalt siis, et millised andurid üldse kasutatakse siis seire tegemiseks. Vaatame võib-olla ühte kõige põhilisemat ka, selleks on kaamera, mis on muutunud nagu tänapäeval, ütleme, üks populaarsemaks. Soojuskaameral on ka oma koht, et soojuskaamera on hea tuvastada siis inimesi ja ta tuvastab soojuse liikumist. Ehk tegelikult kõiki kehasi, mis on soojad ja mis liiguvad siis selle kaamera vaateväljas. Induktiivandurid on kasutusel pigem Eestis vähem, kuid mujal maailmas seda tegelikult kasutatakse päris palju. Siis floating car, see siis on näide sellest kõige tänapäevasemast nii-öelda andmete kogumise viisist või seire lahendusest, kus sõiduki kommunikatsiooniseadmeid siis kommunikatsiooni seiratakse. Et enamik tänapäevaseid uusi müüdavaid sõidukeid on ühendatud juba võrku mingil moel ja tegelikult kommunikatsioon toimub nagu pidevalt, kas siis GPS, Bluetooth või andmeside, mobiilside. Ja üks osa on ka automaatne sõiduki tuvastus, et siia hulka kuulub siis näiteks numbrimärgi tuvastus. Andureid saab jagada ka kahte põlvkonda. On esimese põlvkonna andurid, mis on sellised võib-olla vanema tüübi omad ja teise põlvkonna andurid, millest ma rääkisin, et põhiliselt nende andmete kogumine põhineb ka kommunikatsioonitehnoloogiatel, kommunikatsiooni vahendamisel, sõnumite saatmisel kommunikatsioonisüsteemides. Et enamasti ka jagatakse siis mingisugust selle seadmele omast kommunikatsiooni käigus ja edastatakse selle seadmele omast tunnust ja need tunnused on eraldatavad üksteisest, seetõttu on ka võimalik siis kommunikatsioonitehnoloogiatega abil seiret teostada. Kaamera on selline populaarne ja võib-olla trendikas lahendus, kuna kaamera pilt sisaldab tegelikult endas väga palju informatsiooni, kui me mõtleme kas või neid ristmike kaameraid, siis sinna vaate välja jääb ju väga palju erinevat liiklust
inimesi, sõidukeid ja nii edasi, sündmuseid, näiteks kui kusagil toimub kokkupõrge ja nii edasi. Seda kõike oleks võimalik siis analüüsida ja seda kaudu ka andmeid koguda. Täna on ta Eestis jäänud siis nagu veidike nagu tahaplaanile, aga tegelikult on isegi Eestis olemas teatud ettevõtted, kes siis nii-öelda kaamera pildi pealt loendama sõidukeid ja neid ka vist klassifitseerima täna. No üks eripära kaamera puhul kindlasti, et on võimeline iseseisvalt töötama, on automatiseeritud lahendus, inimene nagu ei pea siis seal istuma ja ootama, vaatama. Seda on ka lihtne üles seada, see on selline suhteline, et otseselt, mida ma selle all mõtlen, on see, et kaamera pilti või kaamerast andmete kättesaamiseks ei ole vaja rohkem konfigureerida, kui suunata see kaamera objektiiv õigesse kohta. Toide ja andmete vahetus, et selle jaoks on vaja eraldi infrastruktuuri ja see ei pruugi alati nii lihtne olla, rääkimata siis ka selle kaamera kinnitamisest. Siis ta on võimeline töötama reaalajas. Ta ei pea, ta võib ka koguda need andmed endale kõigepealt sinna seadmesse sisse ja siis edastada need, aga ta võib ka kogu aeg pidevalt seda videopilti edastada. Mistõttu on võimalik siis ka otsuste tegemine läbi tehisintellekti, reaalajaliste otsuste tegemine ja tegelikult on siis ka võimalik reaalajas videopildi pealt näiteks tuvastada sõidukite kokkupõrget ja selliseid sündmuseid erinevaid. Ja kindlasti loendab ning klassifitseerib ka, et need on erinevad asjad. Loendamine on siis sõidukite või objektide kokkulugemine. Klassifitseerimine on siis see, mis tüübiga tegemist on. Tänapäeval mitte kindlasti enam kasutatav, aga minnes natukene nagu ajast tagasi, kuidas siis objektide tuvastamine erinevate tunnuste abil on toimunud kaamera pildi pealt. Siin me näeme, kuidas toimus enne muistsel ajal siis sõidukite tuvastamine kaamera pildi peal. Et on erinevad sellised tunnused, mida me võime öelda, et sõidukil on eripärased ja seetõttu me selle pildi pealt nii-öelda aru saame sellest. On siis erinevad piilerid, hakkab esiotsas pihta, A, B ja C piiler, rattad, rattakuju, samamoodi siis rattakoopad, tanged, need olid siis põhilised tunnused, mida siis otsiti nii-öelda kaamera pildi pealt, mida siis tuvastada. Ega see kaamera pilt on ju väga, kuidas ma ütlen, mürane ja ta on väga detailirohke, see on palju informatsiooni peal, nii et tehisintellekti ja erinevate kaamera tuvastuste läbi aegade töö lihtsustamiseks on kasutatud siis sellist meetodit nagu äärte tuvastamine esmalt. Ehk siis see annab neile nii-öelda piirjooned. See on suhteliselt sarnane sellele, kuidas inimene nagu mõistab maailma, mis eristab tooli lauast, tahvlit, telekast ja nii edasi, on just nimelt mingisugused piirjooned, kuidas jookseb ja siin siis otsitakse tegelikult niimoodi läbi pildi, piksli haaval suuri kontraste ja need kontrastid vaatame seda pilti, et kus tekivad suured kontrastid, siis me näeme siin naha ja siis selle õlapaela vahel on näiteks suur kontrast. Me saame aru, et siin juuksepiiri ja seina või tausta vahel on siis suur kontrast ja siis näiteks näos on ka ju erinevate osade vahel on siis suurem kontrast, need joonistuvad väga hästi välja. Me näeme ka, et näiteks siin kohas on kontrastil keeruline aru saada või sellel ääretuvastusel keeruline aru saada, et mis osa on siis juuksepiir, mis mitte. Kui me vaatame natuke seda pilti, siis tõesti, et ta on nagu, see osa läheb nagu väga fookusest kuidagi välja ja sulandub selle taustaga ühte, et seetõttu ei ole sellest nagu väga hästi aru saada.
ja mis siis on võimalik nüüd teha sellega või noh, kuidas siis enne muistsel ajal põhimõtteliselt kaamerapildiga tuvastada sõidukeid ja erinevaid objekte. Et kui meil on selline äärtetuvastus olemas, siis me võime seda nii-öelda skaleerida, teha suuremaks, väiksemaks ja mingi sablooni peal vaadata, et kas ta ühtib meil mingisuguse mudel siis selle ehitusega või kujuga. Ja siin te näete, kuidas siis kontuuri järgi sobitatud neid mudel või baas näiteid. Ja vahest nad töötavad, vahest ei tööta, pigem nad ei töötanud väga hästi ja noh, nii nagu ma ütlesin, et see on lihtsalt siuke pilguheit nagu minevikku. Tänapäeval on palju lihtsamad, palju keerukamad lahendused, sest üks selline võidukäik või üks tehisintellekti võidukäigu aluseid oli just nimelt siis arvutusvõimsuse kasv, erinevate algoritmidega lisandumine. Ja on võimeline siis täna tegelikult puhtalt pildi pealt tuvastama sõidukeid, klassifitseerima erinevaid objekte ja siin on tegelikult ka näha, et ta vist ilmselt mingisuguseid asju ei suuda väga hästi aru saada või segab pildi müra segab teda piisavalt, et ta arvab, et siin on mingisugused märgid, kuid vähemalt mulle hetkel tundub, et siin ühtegi märki tegelikult ei ole. Et ta on selles mõttes endiselt täpsus ei ole 100% kindlasti, et ta on mingisuguse protsendi väärtuses. Ja sisuliselt tuleb talle näidata neid objekte ette treenimise faasis, ma mõtlen siis tehisintellektile. Tehisintellekt õpib selle objekti mustri endale selgeks ja siis ta on võimeline siis uuesti konstrueerima. Kuid huvitav on vaadata siis erinevaid AI genereeritud pilte. Te näete, et mingid osad on väga detailsed, mingid osad on sellised hägused ja võime siis mõelda, et miks on mingid osad hägusemad kui teised. Et need osad, mis on hägusemad, nende esinduslikkus treeningandmetes on olnud pigem kesine, ehk siis tehisintellekt ei ole sellest nagu piisavalt hästi aru saanud, samas nende esinduslikkus, mis on väga detailsed ja veel mõned näited siis ääretuvast. Sellest induktiivandurist me rääkisime, me ei hakka rohkem rääkima, et ta on selline, freesitakse tee sisse, võib-olla üks põhjus, mille pärast teda ka nii väga ei taheta kasutada, ongi just see, et kui uus tee või tänav luuakse, siis tuleks ta siis kohe nii-öelda freesida lahti või noh, sinna vagu sisse freesida ja keegi seda nagu väga ei taha teha miskipärast. Üks asi, mida on võimalik siis teha veel induktiivanduriga on siis klassifitseerida sõidukeid. Me näeme, et erinevad sõiduki tüübid kutsuvad esile erineva signaali selles siis silmuses ja seetõttu on see võimalik, et vaatame siin näiteks bussi, siis bussil ilusasti on näha 2 rattapaari või 2 telge tegelikult, need teljed on enamasti hästi massiivsed, metallsed, need siis tekitavad sellise tohutu piigi. Mis siis võib-olla eristab siis bussi jalgratast omandust, siis me näeme, et see impulsi amplituud on tunduvalt väiksem kui bussil näiteks. Alla 10 korra natukene on, aga siiski päris kõrge. Radarist me ei hakka väga palju rääkima, radarit kasutatakse peamiselt kiiruse seireks. Liikumisandmetest me rääkisime ka ja mobiilsideandmed on siis võimalus, nii nagu ma enne mainisin, seire teostamiseks, sest enamasti kas siis sõiduk ise on ühendatud võrku või kellelgi seal reisijatest on siis mobiiltelefon, mis on ühendatud alati mingisuguse antenniga. Kõige lihtsam on antenni täpsusega määrata nii-öelda, kus mobiil asub, ehk siis
nii-öelda antenn ise on ju fikseeritud asukohas, see ei muutu ja me teame, et selle telefoni mastiga on näiteks mobiiltelefon ühendatud. Noh, mõned lihtsalt näide sellest, et kuidas sihuke kärjestruktuur on lahendatud mobiilside antennidega. Ehk kogu maa-ala on ära jaotatud siis mobiilside mastide vahel, ka kogu Eesti, välja arvatud siis loomulikult mingisugused metsad ja sellised paigad, kuhu seda pole lihtsalt mõistlik antenni üles panna. Kindlasti ei ole nende antennide mastide tööulatus, tööpiirkond, signaali kattuvus selline ilus kärg, vaid see on lihtsalt illustratiivne näide sellest, et tegelikult neid suunatakse, neid siis ütleme sektoreid kitsendatakse, need ei ole kindlasti 120 kraadised alati ja nii edasi, ja näide siis sellisest floating sõiduki tuvastamisest, mis ma enne rääkisin, et Bluetooth ja Bluetooth on võimeline siis ka edastab niikuinii pidevalt oma sellist tunnust, erilist tunnust ja seda tunnust siis on võimelised kas või sellised nimetagem siis neid pöördantennideks vastu võtta. Võiks rääkida ka seire puhul mürast, et ka sellised seadmed on olemas ja nendega võimalik siis müra mõõdistada. Tasub tähele panna võib-olla sellises praktilises võtmes, et need tegelikult on võimelised siis müra mõõtma ju konkreetses punktis. Ehk jällegi, kui me tahame mingisugusele teele või tänavale seda müra nüüd edasi interpreteerida, siis tuleb kasutada erinevaid statistilisi meetodeid, et tegelikult ta mõõdab meil selles ühes konkreetses kohas siis müra. Ja võtame selle asja kokku selliselt, et meil on liikluse jälgimise protsess, me kõigepealt peame tuvastama siis midagi, mida me soovime seirata, ehk kui andur on olemas, aga see andur on näiteks ei sobi sinna keskkonda mingite ilmastikuolude tõttu või millegi muu tõttu, ta on rikkis ja nii edasi, siis meil tegelikult ju andmeid ei teki ja seiret ei toimu ja seda peab ka vahest nagu meeles pidama, et see, et meil andmeid ei ole, ei tähenda, et meil ei ole siis või noh, et üldse ei toimu liiklust, vaid lihtsalt meil võib olla tuvastamine vale. Siis tuleb andmeid töödelda. See on enamasti siis selline kas siis riistvaraline protsess või tarkvaraline protsess, andmete puhastamine ja toorandmete esmane töötlus ning siis kusagile tuleb andmeid salvestada, et siis oleks võimalik siis hilisemalt neid järeltöödelda, sealt mingisugust toorandmetest mingisugust informatsiooni kasutada või midagi sellist. Loomulikult, kui me räägime nüüd reaalajas kasutatavatest andmetest, siis need lähevad kohe nii-öelda käiku. Paralleelselt võib ka nende salvestamine toimuda loomulikult, aga otsuste tegemise faas on koheselt tegelikult. Nii, võib-olla mõned asjad, mida siis tasustin sellest lühikesest videoloengust tähele panna, et millised on peamised andmete kogumise ajaloolised etapid, et rääkisin sellest täiesti slaidide alguses, siis millised on seire võimalikud variandid, me rääkisime siis 3 erinevast lahendusest, üks neist oli selline pisut keerukam ja statistilisem, ja millised on kaamera eelised teiste süsteemide ees, et kaamera minu silmis muutub aina efektiivsemaks seirevahendiks ja samal ajal ka kaamera pilt lihtsalt
sisaldab nii palju informatsiooni, aga me miskipärast ei taha seda väga hästi nagu sealt eraldada. Ja kas induktsioonanduriga on võimalik klassifitseerida või mitte, rääkisime siis induktsioonianduritest erinevatel slaididel, küll füüsiliselt seda layouti, küll siis erinevaid signaale ja nii edasi. Ja sellega saigi mu slaidi esitus läbi, et tänan kuulamast ja esitage palun oma kodutöö ka kindlasti ära, leiate selle Moodle'is.